tere! Mina olen Helil ja täna ma tutvustan siin oma viimast raamatut, Sel õnnel ei olegi nime. Ja ma tutvustan ka, kes mul siin kõrval on: Ingrid Ulst, Lehva, Annika Rahlu ja nemad mõlemad on tegelikult minu raamatu saamisloos kaasa mänginud. Ingrid Ulst, tema siis on selle raamatu kaanefoto autoriks ja Annika Rahlu on siis keeletoimetaja. Et ma tänan, olen neid juba korduvalt tänanud selle eest, et nad selle panuse andsid. Aga nüüd ma räägiksin natukene siis oma 6. raamatust, mis ilmus siis eelmise aasta 2025. aasta lõpus. Nimi on tal siis Sel õnnel ei olegi nime. Ja see on siis selline mitte just kõige tavapärasem minu emaks saamise lugu. Et mina olen siin pea ees niimoodi otse tulle jooksnud, aga kui vähegi võimalik, siis oleks võid tegelikult niimoodi ääri-veeri minna. Aga ma loeksin teile selle loo, mis siin tagumisel kaanel on. Minu lemmikaastajast kevadest oli saanud sügis. Käes oli mihlikuu keskpaik. Helerohelised hiirekõrvad kaseokstel olid asendunud kollaste lehtedega. Mul oli sellest kõigest kahju. Kurb oli tõdeda, et ma olin nii paljust ilma jäänud. Looduse ilust ja lapsega koos veedetud ajast. Kompensatsiooniks selle eest pakuti mulle näguripäevi. Ma võtsin need vastu. Ja nüüd, nende näguripäevade väljakannatamise eest olin ma saanud enesele maa peal singli. Veel kellegi, kelle nimel elada ja võidelda. Ma lootsin, et minu kuvöösis olev tütar mõtleks samamoodi. Nüüd on tal keegi, kelle nimel elada ja võidelda. Oma sügaval südamesopis soovisin, et see keegi oleksin mina, tema ema. Ma tahtsin olla see, kelle nimel ta oma hingetõmbeid teeb. Ja nende kahe, oma tütarde nimel tahtsin teha omasid. Selline soovunelmates elamine andis mulle jõudu ja sellest sain ma innustust. Isegi kui mu unistus iial ei täitu, oli selle mõttega ilusam elada. Ma olin nende kahe eest andnud kõik ja lootsin, et ühel päeval, kui aeg on mu juustesse piisavalt palju halli pudistanud ja mu käed on elatud päevadest kortsulised, teevad nemad sama. Annavad oma hinge tagant ära kogu oma armastuse. Emana tahan, et nad teaksid oma saamislugu, et seda siis ühel päeval oma lastele ja lastelastele edasi kõnelda. Soovin, et nii nagu nad on kõik need aastad olnud minu, oleksid nad ka oma laste ja lastelaste tugisammasteks. Loodan, et minu kirja pandud read aitavad seda imelugu põlvest põlve edasi kanda. Kuidas ma tulin üldse sellele mõttele või teele, et oma selline keeruline emaks saamise lugu kaante vahele panna, oli see, kui ma vaatasin oma nooremat tütart Ingelat, kes istub täna siin minu kõrval, ta on 10-aastane. Ja kui ma vaatasin oma voodis magavat last, siis ma mõtlesin. On vist õige aeg, mõtlen oma 9-aastast tütart silmitsedes. Ta on maapealne ingel, kes magab ennast unustavalt vanemate laias voodis. Naeratab läbi unenägude. Suunurk tõuseb kelmikal kõige pisut ja siis vajub aega mööda alla. Küllap on neis midagi ilusat toimumas. On tõesti vist õige aeg, sosista lõrnata pisikesse kõrva, siludes hellatab imepehmeid heledaid juukseid oma kareda peoga. Ma olen valmis. Mõtlen endalisi. Nüüd olen ma tõepoolest valmis. Ja kui ma siis vaatasin oma voodis magavat last ja silitasin tema peatest oma kareda peoga, siis ma mõtlesin, et ma tõepoolest panen selle loo kirja ja ma kirjutasin ära kuskil 100-120 lehekülge ja jätsin siis selle käsikirja ootele, et kui ma tulen ühel päeval selle käsikirja juurde tagasi ja kui mul on ikka veel hinges selline sisemine põlemine ja suve tunne, et see lugu vääriks kaante vahele panemist, siis ma võtan selle uuesti ette. Ja kuskil aasta, poole teise pärast, kui ma uuesti selle loo juurde tulin, siis ma heas mõttes üllatusin. Ja ma olin kindel, et see lugu väärib kaante vahele saamist. Ja kuna ma kirjutan tegelikult ainult sellise talvisel ajal nagu praegu, kui täna hommikul meil oli
väljas 30 kraadi külma, siis ma vahelduva eduga panin kõik oma loo kirja. Aga nii kui kevad tärkab, kaseokstele tekivad pungad, jätab Helin kõik oma töised tubased tegemised, kus see ja teine läheb õue. Ja niimoodi vahelduva eduga ligi 7 aastat ma panin seda lugu kirja, kuni siis eelmise aasta jaanuari hakul 2025. aastal, kui ma seadsin siis ennast sellise fakti ette, et Helin, et kui kevad tärkab, et siis selleks ajaks olgu käsikiri olla. Ja täpselt nii iga väiksema töö ja tegemiste kõrvalt, mis mul oma pere kõrvalt jäi, panin ma siis oma loopaberile. Mõnikord öösel kella 2-3 aegu pisike pere magas, istusin ma köögilaua taga, elasin siis seda kõike oma ihu ja karvadega uuesti läbi. Ja tõepoolest mõnikord siis tõusis kananahk ihule ja ihukarvad tõusid püsti. Ja niimoodi see lugu siia kaante vahele sai. Siin raamatus on 320 lehte, seda kõike ei saa ega ei ole ka mõtet teile siin ette lugeda. Aga ma teeksin ikkagi sellised väikesed katked. 43-aastasena 2 tütre emana keeran aega tagasi omajagu, nii 16 aasta võrra. Jahe oktoobrikuu oli asendunud pulbitseva kevadpäevaga. Oli aasta 2009. Raagus puud olid tagasi saanud oma hiirekõrvad, mis pakatasid iga päev aina suuremast elujõust, andes seeläbi uut lootust ja energiat tärkavatele lilledele, kevadele, aina pikemaks muutuvale päevale ja minule, et igal aastal koos kevade saabumisega tärkab uus lootus ka neis, kes on selle pimedatel talveõhtutel kaotanud. Maapind lõhnas musta mulla, värske rohu ja vihmapiiskade järele. Ma armastan kevadeid, eriti seda. Selles oli usku, lootust ja jõudu. 27-aastase noore naisena seisan keset rohetavat muruplatsi, hoides paremas peos õnne, millel ei olegi nime. See on rasedustest oma positiivse vastusega, andes aimu minu uuest staatusest ja teest, mis tuli nüüd jalge alla võtta. Ja mina noore naisena mõtlesin, et mind ootab ees väga tore eluperiood, aga paraku oli elul mulle hoopis teised plaanid. See ei olnud niivõrd mure, hirm ega paanika. Paanika ei olnud see kohe kindlasti mitte. See oli teadmatus. Teadmatused pikad, tohutult pikad ja mehised käed, mis kiskusid hinge, südame, kogu sisikonna välja. Kuigi aeg kulges, siis vahepeal tekkis mu selline tunne, et tegelikult ta roomab. Ma mäletan nii selgelt mehe pilku. Ta istus laua taga toolil ja lausus ainult ühe, mitte just kõige viisakama sõna. Sellest piisas, et olukord kokku võtta. Sõitu sireenide saatel mäletan ma tänaseni. Libisesin mööda kanderaami edasi-tagasi, sest selle pind oli nii libe. Pidin tugevalt kätega raamist kinni hoidma. Ei läinud kuigi kaua aega ja kuskil kella 1 paiku olime kohal. Tilguti külge aheldatuna jäänud muud üle kui lahte vaadata. Püüdsin halbade mõtete hajutamiseks raamatut lugeda, aga sellest ei tulnud midagi välja. Üks kristallselge pisar hukkus teise järel valgele raamatulehele. Ja nii ma seal siis tilguti all olin, kuni siis tehti mulle selgeks, et olukord ei ole kuigi roosiline. Ja 4 tunni pärast kell 20:40 sündis laps, poeg. Ta oli käes, kuigi nendele võtta ei saanud me teda kunagi. Ma ei julgenud teda isegi vaadata. Kartsin, et tema nägu jääb mind kummitama. Ma ei suutnud talle otsa vaadata. Need silmad oleksid mind lõhki kiskunud. Kartsin oma lapse silmades etteheidet näha. Ma loodan, et ei mõista mind hukka. Ma ei loobunud temast, ta on siiani alles minu südames. Igal sügisel langevate vahtralehtede aegu 23. septembril on loodus kuidagi vakka. Sellel sügisel 2025. aastal peaks ta oma 16 aasta sünnipäeva. Ta oleks juba suur poiss, läheks 10. klassi ja valmistaks meile tohutut rõõmu.
aga ta loobus oma kohast siin ilmas, et saaks sündida keegi teine. Viimast puhkepaika, kuhu talle sünnipäeval lilli viia, ei ole. Algus oli raske. Istusin haigla koridoris oleval diivanil ja vaatasin, kuidas õnnelikud pidevanemad arutasid oma maimukestega ringi. Nad näisid nii rahulolevate ja rõõmsatena. Ma ei olnud nende peale põrmugi armukade ega tuska täis. Tahtsin nendega lihtsalt samastuda. Ja nüüd, alles nüüd veeresid kristallselged pisarad mööda põski allapoole. Pakkisin oma asjad ja jäin mehe tulekut ootama. 26. septembri lõunapaiku sulgus minu selja taga uks, kuhu jäi maha nii palju mälestusi. Lõppes üks ja algas teine ajarind. Ma loodan südamest, et siia majja ei pea ma samalaadse murega mitte kunagi enam oma jalga tõstma. Nüüd ma annan edasi teatepulga Ingridile ja Annikale ja nemad rõõmustavad teid siis ühe muusikalise vahepalaga. Tänan teid, Annika ja Ingrid. Aga aeg kulges ja jätkan siis. Vahepeal sai sügisest talv ja vanast aastast uus. Number 2009 vahetus 2010 vastu. Lootsime, et saabun on grammi võrra parem ja lootusrikkam. Paraku kulges elu hoopis teist rada pidi. Paraku ei kandnud minu jõupingutused vilja ja juba peagi selgus kurb tõsiasi, et ebamugavused ja üllatused ei lasknud end selgi korral oodata. Raseduse 5. nädalal kordus kõik. Ma jäin siis vahepeal oma teise lapse ootele ja tema istub ka täna on siin, istub seal, lehvitab teile 15-aastane neiu, et praegu ta rõõmustab mind oma olemasoluga. Aga aeg kulges. Pakkisin juba teadmata arv kordi oma koti, korjasin meelekindluse riismed ja räbalad kokku ja sõitsime mehega haiglasse. Mul ei olnud kahju endast, et see toimub kõik minuga, vaid mehest, kes pidi selle vaikides kaasa tegema.
mõttes kirjutasin pärandust. jagasin laiali oma olematut mammonat. Vaesest perest tulnuna olen pidanud juba lapsest peale kõvasti tööd tegema. Mul olidki ainult mu 2 kätt, mis mind siiani toitsid. Ei midagi muud. Meeleolu oli habras ja õrn. Luuletused. Üks kurvem kui teine rändasid magamistoa kummuti sahtlisse. Sellest sai tükiks ajaks minu päästerõngas. Mulle tundub vahel, et lumivalge paberileht mõistab mind paremini kui keegi teine. On nagu vana hea sõber su kõrval, kes annab nõu, aga hukka ei mõista kunagi. Mul oli õigus. Aeg kulges, kuigi jah, ma pean mainima, et vahepeal tegelikult mul on tunne, et ta jäi täit hoopistükkis seisma. Ma olin lõpuks ometi 28 aasta vanusena saanud emaks. Ma vaatan aina enda kõrval magavat last ja ei suuda ikka veel uskuda, et ta on kingitud mulle. Et ta on just mind oma emaks valinud. Tänan sind usalduse eest. Püüan teha kõik endast oleneva, et sa ei peaks kunagi oma valikus pettuma. Küllap tuleb kõiksugu päevi, häid ja vähem paremaid. Küllap tuleb ka kõiksugu öid, unetuid ja uneseguseid. Aga seda, et ma sinu sigitamist ja sündi kunagi kahetsema võiksin hakata, ei juhtu. Jah, ühel hetkel olen ma sedavõrd väsinud ja vajan vaid aega enese jaoks. Unistan sellest, et saaksin kohvitassi segamatult tühjaks joodud, ilma et see oleks jahtunud. Või mõelda lõpuni ma mõtlen nii, et keegi mu nime kõrvaltoast ei hüüaks. Koht mu südames sinu tarvis on alati olemas. Ja kui ma peaksin selle tõe kunagi unustama, siis küllap tuletan ma enesele meelde, millise vaevaga oled sa tulnud siia maailma mind õpetama ja kasvatama. Juba praegu olen ma tänu sinule saanud väga olulisi eluõppetunde. Kannatlikkus on sinu kandmisest saadud pärand. Tahtejõud sai tänu sinule tubli doosi juurde. Praegu aga tahan ma eluga edasi minna ja seljatada kogetud valu ja raskuse, mis mu päev ja öid täitsid. Sest mul oled nüüd sina, kelle nimel tubli ja tugev olla. Sinu silmi vaadates tuleb küllap mulle möödunud aeg mõnel hallil argiõhtul meelde, aga siis on põhjust jälle tänulik olla. Kõige selle eest, mis mul olemas on. Sina, mu laps. Annika ja Ingrid, paluks teie etteastet. Leipäkama käkise
Noore emana kulges aeg tohutu kiirusega ja me rändame nüüd siin koos ajas edasi 3 aastat. 17. detsembril 2013. aastal pidasime lapse 3. sünnipäeva. Vähem kui poole kuu pärast vahetus aastanumber uue vastu. Kõik köögiseinale riputati 2014. aasta kalender. Mida alanud aastal meile 3 varuks on, seda me veel täpselt ei teadnud. Ma olin rase. Paremat kinki oma 33. sünnipäevaks oli raske tahta. Niisiis olin ma jäänud oma 3. lapse ootele, kes on ka siin, istub seal keskel minu süles hingela, kes on nüüd 10-aastane ja käib 3. klassis. Aga mis mind siis ees ootama hakkas? Esimese lapsega, pojaga, olin ära käinud põrgus. Teisega põrgu eeskambris, enne kui mind paradiisi uksest sisse lubati. Milline stsenaarium mulle 3. korral lauale käiakse, on hetkel veel teadmata. Oli täiesti tavaline päev. Olin oma 4-aastase tütrega kahekesi kodus, kui ühtäkki tundsin, et kõik ei ole päris korras ja läksin kiiruga tualettruumi. Vaatepilt pani mind jahmatama. Anna kannatust, mõtlesin arstikabinetist väljudes. Mis siis mulle seal teatavaks tehti, on siin kaante vahel kõik kenasti kirjas. Haiglaust enda selja tagant kinni tõmmates olin veendunud, et minu sees tuksub ühe pisikese tüdruku süda. Meditsiiniliselt ei olnud minu väidet võimalik veel kuidagi moodi kinnitada, sest rasedus selleks oli liiga väike. Kõigest 6 nädalat ja 3 päeva vana ja kuni 7. rasedusnädalani on looted täiesti ühesugused. Kindlalt on sootunnused nähtavad 20. nädala ultraheliuuringul, aga minul oli sinna minna veel pikk tee, 14 nädalat. Seega ei saanud ma seda ka kõige parema tahtmise juures oma 6. rasedusnädala teada. Aga mina olin selles juba täiesti kindel. Ainult üks väike, väga suure tahtejõuga tüdruk saaks sellega hakkama. Ma tardusin hetkeks sinna samasse helesiniste keraamiliste seinaplaatidega viimistletud dušinurka. Mu näole laskus sombistunud pilt. Kuna anamneesis oli 2014. aasta 28. oktoobril onkogünekoloogias tehtud emakakaela kolisatsioon, siis suunati mind Sito edasi mind opereerinud onkogünekoloogi konsultatsioonile, et välistada kasvajalist. Seega võis tegu olla siiski kaksikrasedusega, kus üks loode oli hukkunud. Tagantjärele oli seda 100% täpsusega raske kinnitada, aga see võimalus eksisteeris. Aeg kulges. Tegu ei olnud 100 meetri sprindi, vaid maratoniga. Neid numbreid ja fakte arvesse võttes oli siilegi selge, et väga suur töö ootas veel ees. 9. juunil juhtus see, mis juhtuma pidi. Operatsioon.
kui elukaaslane jõudis, ootas teda ees vaatepilt voodis lebavast naisest, kes ei jõudnud oma kätt madratsilt üles tõsta. Mind hospitaliseeriti sealt samast ultraheli kabinetist koheselt sünnituseelsesse osakonda. Asi oli väga tõsine. Arst ütles, et see operatsioon saab olema keeruline ja raske. Seega jäin ma lootma kõrgemale väele, meditsiinile ja doktori teadmistele ning oskustele, et võimatu saaks võimalikuks. Et sünniks ime pidin andma end nende kätesse. Alguse sai väga raske, pikk ja närvesööv aeg. Ilma ilustamata võin öelda, et kõndsin õhkõrnal jääl, mis võis iga hetk minu jalge all raksatada ja järele anda. See oli nagu maapealne põrgu. Neid vaimseid piinasid ei unustama iial ja neid jäävad igavesti minu mälus oppi eksisteerima. Kas ma tahan seda või mitte? Läbi elata võib päevade, nädalate ja aastatega tuhmistuda, aga see ei kao minu mälestustest iial. Sellest sai minu elu osa ja ma pidin õppima koos sellega eksisteerima ja elama. Iga päev siin haiglas oli nagu halb unenägu, mis ööst öösse kordus. Polnud olemas sõnu, mis oleksid kirjeldanud minu läbielamisi. Minu ja minu lapse elu ja saatus olid lahtised. Lahtine oli iga sekund, minut ja tund, mis mind tulevikust lahutas. Ma ei teadnud, mis hakkab juhtuma tunni või 2 pärast. Või vähem teadsin ma seda, mis mind homme või ülehomme ees ootas. See teadmatus oli nagu suur vampiir, mis mind tühjaks imes. Vähe sellest, et tema huultel oli minu tumepunane veri, imes ta tilk tilga järel minust välja kogu minu alles jäänud energiavaru. Ma olin nagu lehetai, mis oli täpilise putuka poolt tühjaks imetud ja rohelise õunapuu lehele vedelema jäetud. Mul ei jagunud nutmiseks energia. Isegi pisarad ei raatsinud enam minu taevasinistele silmadele tulla ja mööda põski alla poole veereda. Minu näol oli laskunud kaamos. Ma olin väliselt nagu jää, mida seest poolt soojendas hinges möllanud tulekahju. Mul oli haruldane võime ette manada pilt, mis ei reetnud sisikonnas toimuvat. Peale elukaaslase, minu tütre ja ühe eaka peretuttava ei käinud mind keegi haiglas vaatamas. 11 päeva pikkune haiglaravi oli seljatatud ja ma võisin minna koju oma lapse ja elukaaslase juurde. Ma keerasin lehti edasi ja kohe hakkas jälle midagi juhtuma. Pakkisime kiiresti kõige hädavajalikumad asjad kokku ja alustasime sõitu 49 kilomeetri kaugusel asuvasse Tartu Ülikooli kliinikumi, sest seal oli kättesaadav vastavate ravivõimalustega kõrgema etapi neonataalne intensiivravi. Mind hospitaliseeriti raseduse 26.+3. nädalal ähvardava enneaegse sünnituse tõttu. Doktoril oli mulle uudiseid, sedapuhku ebameeldivaid. Ja mis siis mulle teatavaks tehti? Hoolimata sellest, et see kõik meenutas siin pigem Mount Everesti ületamist, oli see minu rasedusega võrreldes lapse kingades. Kui ma peaksin valima 2 variandi sünnitamise ja lapse kandmise vahel, siis ilma pikemalt mõtlemata langes liisk esimese kasuks. Need vaimsed ja füüsilised pingutused ning läbielamised, mis kaasnesid lapse kandmisega, polnud võrreldavadki sünnitusega. Üks oli maraton, teine sprint. Asi hakkas lõpuks ilmet võtma. Järgneva 2 tuhuga sündis kell 11.22 elus erakordselt väikese gestatsioonivanusega tütarlaps, kes kaalus kõigest 960 grammi ja kelle pea ümbermõõt oli 23,5 sentimeetrit. Vastsündinud sünnikaaluga alla 1000 grammi loetakse erakordselt väikese sünnikaaluga sündinud vastsündinuks. Ma olin raseduse 26.+6. nädalal
ilmale toonud oma maa peal singli ingela. Sünnituspalati uksed avanesid ja nägin punasesse rõivastatud brigaadi. Veel hetk ja uksed sulgusid. Minu esimene kohtumine oma 960 grammi kaaluva tütrega oli läbi saanud häbematult kiiresti. Juba 40 minutit pärast tema sündi kell 12.02 sai tema koduks laste intensiivravi osakond. Pärast narkoosist ärkamist tabas mind vabanemine. Pisaratena väljus minu kehast kõik see, mis oli sinna nende pikkade ja painavate päevade ja nädalate jooksul kuhjunud. Selle 26. rasedusnädala jooksul ei olnud minu silmad kordagi pisaraist kalkvel. Minu hing oli seevastu tihti nõretamiseni märg. Seda ei märganud keegi. Alles nüüd pärast kõiki neid piinasid ja ponnistusi ei hoidnud ma end enam tagasi. Nüüd võisin ma neid kristallselgeid pisaraid endale lubada, sest ma olin need auga välja teeninud. Ma olin hakkama saanud võimatuga. Ma nutsin terve päeva. See hingekoorem tuli nüüd kuidagi enese seest välja lasta. Nii kui ma olin narkoosist virgunud ja kuulsin minuga kõneleva meditsiiniõe häält, teadvustasin endale, et mu jalad puudutavad maad. Ma olin elavate kirjas. Niisiis oli mina Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglas, minu laps Ingela viidi edasi intensiivravi osakonda. Mina tema juurde ei saanud veel. Ja seal vasaku pool seina ääres pika laua kõrval olevas kuvöösis oli mu väike laps. Väikse pehme teki all ebas sellili palja ülakehaga tüdruk, kelle peas oli valge müts. Peale väikese mütsi ja mähme ei olnud miskit tal seljas. Tema rindkerel oli kinnitatud EKG elektroodid, mis mõõtsid ja hindasid tema südametööd ja hapnikku sisaldust. Aeg veeres ja ma keeran nüüd aega edasi 9 päeva. Esimest korda selle 9 päeva jooksul tulid pähe väga sünged mõtted. Ehk näen ma täna õhtul teda viimast korda elavana. Miks ma siis selliseid mõtteid mõtlesin, on siin raamatukaante vahel ilusti kenasti kõik kirjas. Oli reede. Helistasin hommikul haiglasse, sain teada põrutavaid uudiseid. Minu maapealne ingel oli jõudnud oma aja ära oodata. Ta oli viidud 25. elupäeval kell 10.42 üle lastekliiniku neonatoloogia osakonda edasiseks raviks ja jälgimiseks. Ta oli selle 25 päeva jooksul juurde võtnud 280 grammi, kaaludes nüüd 1240 grammi. Ma tundsin, et saamatu ja läbikukkununa. Ja miks ma niimoodi tundsin, oli siis see põhjus, mis seal lastehaiglas mind ees ootas. Et nii väetina ja armetuna ma pole ennast kunagi tundnud nagu siis. Seda kõike pealt nähes sõnas enneaegsete kaksikute ema. Ma oleksin sinu asemel ammu ilma aknast alla hüpanud. Eks neid aknast alla hüppamise ja põgenemise mõtteid sai endalgi tehtud. Oli ekslik arvata, et selline mähmevahetus jättis mind külmaks ja ükskõikseks. Ööl ja päeval polnud siin osakonnas enam vahet. Neid kahte eristas teineteisest vaid valguse hulk taevalael. Ma olin siis nii 24/7 siis lastehaiglas oma tütre kõrval. Siin osakonnas oli ööpäeva ringne tööpäev ja hetke, kui valitses täielik vaikus, ei olnud. Ma rõkkasin rõõmust. Sedavõrd, et tööl olev õde pidi minu ovatsioone taltsutama. Ma poleks iial osanud arvata, et täna selliste ülevoolavate tunnete ja emotsioonide osaliseks saan. Minu tütar oli hakkama saanud millegi enneolematuga.
Ma ei jõudnud selle hetke ära oodata. Juba mitmendat korda tõdesin haiglas oleku jooksul, et sel õnnel ei olegi nime. Tänu sügavalt enneaegse lapse ilmale toomisele sain kogeda tõelist õnne. Õnne, mida paljud ei koge oma elu jooksul kunagi. Midagi võrdväärsemat ei olnud mul teisele kaalukausile asetada. Me olime teinud ajalugu, minu tütar ja mina. Tema oli hakkama saanud ilmvõimatuga. Kõik läks nii, nagu raviarst oli rääkinud. Laps transporditi vereülekande toimumise ajaks oma eelnevasse palatisse, olles pideva järelevalve all. Et selle aja jooksul, mis siis Inglesal lastehaiglas oli, tehti talle kokku siis 3 vereülekannet. Väljas värske õhu käes viibisin viimati 10 päeva eest. Need numbrid kirjeldasid väga ilmekalt, kui haigla ja lapse keskset elu ma sellel perioodil elasin. Õnnelikumat inimest ei olnud sellel päeval olemas. Vaev ja valu oli ennast ära tasunud. Tänu loojale võisin end pidada inimeseks, kes teab, mis on tõeline õnn. Iga kord, kui see kipub ununema, tuletan endale seda aega meelde. Tänu oma maapealsele inglile oskan väärtustada elu, kõige imelisemat kinki. Teades, kui suurt vaeva on selle nimel nähtud, milliseid takistusi ületatud, ei tule mulle mõttessegi, et võiksin seda kuidagi moodi hävitada. Mul ei ole õigust seda teha, sest ma tean omast käest, kui palju vaeva ja valu on keegi selle sünniloo juures näinud. Mul pole voli lõhkuda ka kellegi teise loodut. Me hakkame vaikselt lõpupoole selle looga jõudma. Ükski ema ei peaks kunagi valima oma 2 lapse vahel. Hoolimata sellest, et tänane päev oli kulgenud enneolematult positiivselt ja kurvastamiseks ei olnud põhjust, muutusin õhtu liginedes aina tõsisemaks. Selle tingis teadmine, et juba paari tunni pärast tuleb rinnust tuksuv süda kõvaks teha ja osakonnast lahkuda. Need 2, kõva süda ja mina ei käinud omavahel absoluutselt üldse kokku. Ma soovisin minna koju, isegi väga. Mind kurvastas teadmine, et maha jääb keegi, keda hakkan uste sulgudes igatsema. Elu pidi olema valikute küsimus. Kas tõesti selliste? Kolmapäeva 16. detsembri hommikul helises telefon. Ekraanilt vaatas vastu võõras number. Kõnele vastates tundsin ära tuttava naishääle. Telefoni teises otsas oli tütre raviarst. Tal oli mulle sõnumeid. Seda puhku meeldivaid. Sellel hommikul lausutu jääb mulle igaveseks meelde. Pange kodulapse koju tulekuks valmis. Kõlas hinge paitavalt. Teisipäev, 22. detsember oli erakordne päev ja jääb seetõttu mulle alatiseks meelde. Täna saab minu 26. rasedusnädalas sündinud 960-grammine tütar pärast 99. voodipäeva koju. 22. detsember oli pidupäev. Mitte ainult meie pere, vaid kogu osakonna. Päev, mil haiglas saab koju erakordselt enneaegsena sündinud laps, jääb meelde paljudele. Enne kõike lapse vanematele. Sellel päeval tähistas töövõitu kogu neonatoloogia osakonna meeskond. Oma elu esimesed 99 päeva veetis tütar haiglaseinte vahel. 25 päeva laste intensiivravi osakonnas ja 74 päeva neonatoloogia osakonnas. Selle aja jooksul juhtus palju. Lootus, pettumus, rõõm, pisarad ja õnn vaheldus tõusude ja mõõnadega. Hoolimata sellest, et tegu oli rõõmupäevaga nutmiseks ei olnud vähimatki põhjust, kiskusid silmad lahkudes meeleliigutusest kaltvele. Tänutunne osakonna töötajate ees oli sõnul seletamatu. Vaatamata sellele, et minu kodu asub siin 49 kilomeetri kaugusel olevate nurmede ja metsade keskel, oli siin koduselt soe. Tütter raviarst ja mitmete õdede heasoovlikkus ja sõbralikkus tegid sellest kohast midagi palju enamat kui raviasutuse. Mõni õde kasvas siin oldud aja jooksul nii tugevalt minu südamepulge,
tuues enam kui 9 aastat hiljemgi minu silmanurka pisara. Nad panid mind enda kehas hästi tundma ja nende tööle tulekut oodati. Neile mõeldes tunnen siiani tohutut austust ja tänutunnet. Kell palati seinal näitas 14:34. Aeg oli küps. Mina ja mu laps olime koju minekuks valmis. Nüüd kõndisime meie kangelastena sellest seinast mööda oma uuele elule vastu. Kuigi minu tütre pilt ei rippunud veel teiste kangelaste seas, teadsin kindlamalt kui kunagi varem, et ühel päeval see nii on. Aasta pärast oli tema foto leidnud koha sellel puul ja oli inspiratsiooniks emadele, kes sarnaselt minule seda pikka ja kitsast koridori esimest korda astuvad. Meie 4-liikmeline pisike pere alustas sõitu kodu poole, sest vanast ja väsilust majast mööda sõites meenus, kuidas kõik alguse sai. Akendega kohakut jõudes palusin elukaaslasel auto seisata. Vaatasin esimesel korrus akenderida, neist kumas valu, armastus ja soojus. Suured kristallselged pisarad veeresid mööda põski allapoole. Sellest majast mööda sõites ei suuda ma kunagi ükskõikseks jääda, sest see on osa minu lapse identiteedist. Hetkega kangestub silme ette pilt juba ammu möödunud ajast. Kõik olnuks nagu eile. Roosa maja tuletab jätkuvalt meelde ühte erakordset saamislugu mulle ja minu lapsele. Emale oma mõtetes ja mälestustes olevate seikade ja piltidena ning tütrele ema vestetud juttudena. Nüüd 9-aastase lapsena teab tütar oma täpset saamislugu. Hoolimata sellest, et oma siin viibimisest ei mäleta tütar midagi, ei jää ta majast möödudes kunagi ükskõikseks ega külmaks. Ta vestab vanast, väsinud ja väärikast majast lugusid, nagu need oleksid pärit tema isiklikust mälestuste raamatust. Tegelikult ongi. Möödunud aeg ei jookse tema silme eest mööda mitte mällu talletatud piltidena, vaid ema räägitud lugudena. Emana tahan, et ta teaks oma saamislugu, et seda siis ühel päeval oma lastele ja lastelastele edasi kõnelda. Kilomeeter kilomeetri haaval tuli kodutalu meile ligemale. Elukaaslane koos turvahallis oleva lapsega ees ja meie vanema tütrega järel astusime üle koduläve. Nähes, kuidas isa astus oma lapsega pärast 99. haiglapäeva üle kulunud lävepaku, meenus mulle 2009. aasta kevad. Niisiis rändasin ma sellel päeval, kui ma nimi läks meelest ära. Ingelaga haiglast koju sain oma mõtetes siis aastasse 2009, kui kõik sai alguse. Oli aasta 2009. Raagus puud olid tagasi saanud oma hiirekõrvad, mis pakatasid iga päev aina suuremast elujõust, andes seeläbi uut lootust ja energiat tärkavatele lilledele, kevadele, aina pikemaks muutuvale päevale ja minule, et igal aastal koos kevade saabumisega tärkab uus lootus ka neis, kes on selle pimedatel talveõhtutel kaotanud. Maapind lõhnas musta mulla, värske rohu ja vihmapiiskade järele. Ma armastan kevadeid, eriti seda. Selles oli usku, lootust ja jõudu. 27-aastase noore naisena seisan keset muret toetavat muruplatsi, hoides paremas peos õnne, mille ei olegi nime. See on rasedustest oma positiivse vastusega, andes aimu minu uuest staatusest ja teest, mis tuli nüüd jalg jälle võtta. Oli esmaspäev. Kalender seinal näitas 18. maid. Olen rase. See oli minule nagu hilinenud sünnipäeva kingitus, sest eelmisel kuul 13. aprillil täitus jälle üks aastaring. Paremat kinki poleks ma iial osanud soovida. Võtsin uudise vastu stoilise rahuga, sest miski minu hinges oli ammu enne testi tegemist, ammu enne selle ostmist andnud märku organismis toimuvatest muutustest. Ma teadsin seda juba toona, kui lootus anti mitte üksnes mulle endale,
vaid ka tulevasele lapsele, kelle vanemad ootasid teda kumbki omal, kuid väga erilisel moel. Kuigi ma ei teadnud, polnud õrna aimugi, et algamas on pikk, vägagi pikk ja raske tee. 2009. aasta 23. septembril sündinud poeg andis oma koha siin ilmas kellelegi teisele, oma vanemale õele. Ilusamat ja isetumat tegu pole olemas. Selle aasta sügisel tähistanuks ta oma 16. aasta sünnipäeva. Ta oleks juba suur mees ja oma emale suureks abiks. Kui kõik läinuks plaanipäraselt, oleks elu kulgenud hoopis teist rada pidi. Millist? See jääb alatiseks teadmata. Tänu oma poja isetusele saab tema ema rohkem kui 6 aastat hiljem, 2015. aasta 22. detsembril üle koduläve astudes tõdeda. Sel õnnel ei olegi nime. Sel õnnel ei olegi nime. Sellele nime ei oska ma anda. Oma sügaval südame sopis võin sind kõikjal kaasas ma kanda. Et selline mõtlema panev lugu sai siis siia kaante vahele mul kirja pandud. Ma vaatan, mis on kell. 10, siis me saame veel natuke rääkida. Tegelikult üks põhjus, miks ma selle loo tahtsin siia kaante vahele panna, oli ka see, et tegelikult meie seas on väga palju selliseid emasid, kes on analoogseid teid läbi käinud. Aga kuna mina lihtsalt olen võib-olla natukene julgem, siis tegelikult ma loodan väga, et sellest loost saab kunagi keegi tuge, kas siis täna või homme või ülehomme. Üks suur südamesoov on mul tegelikult veel. Kuna me elame ajastul, kui ajal pole kunagi olnud niivõrd suur rutt ja kiirus nagu praegu, siis ma kohutavalt kardan tegelikult seda kaduvust. Ma kardan, et minu elust kaob ära kõik selline rõõmus ja positiivne, koos sellega ka mõned toredad sõbrad. See oleks väga tore, kui meie eludest kaoks ära kõik see elu pahu pool, aga paraku on elu näidanud, et ka sellised toredad seigad, mõtted, inimesed, emotsioonid kaovad ära. Ja see mõtlesin, et ma annan sellele elule väikese ninanipsu, et kui minu ingela, kes siin praegu pildi peal minu süles istub, on, seal ta oli kuskil 3-aastane, praegu ta on 10-aastane, rõõmsameelne tüdrukutirts, et kui kunagi temal on lapsed, no nii 100 aasta pärast. Ma väga loodan, et see raamat on siis seal riiulil, nad loevad seda, sirvivad, silmitsevad ja nad saavad lausuda, et küll oli neil ikka tore ja kõva esivanem, et tegelikult see on minu üks selline suur südamesoov ja ma loodan, et minu kirja pandud read aitavad siis seda imelugu põlvest põlve edasi kanda. Ja tegelikult üks põhjus on mul veel. Minu vanem tütar, kes on praegu 15-aastane, tema otsustas, et tema loeb selle oma loo siit raamatust läbi. Ja ta istus elutoa diivanil ja luges ära 40 lehekülge ja kui ma tuppa läksin, siis ta nuttis. Siis me kaisutasime ja kallistasime, rääkisime sellest elust. Et tegelikult olen mina saavutanud juba praegu selle, mis ma olen tahtnud. Et ma olen oma suure südame soovi siia raamatusse kirja pannud ja ma loodan, et minu lugu siis on inspiratsiooniks peale minu ja peale minu laste veel paljudele. Aga ma annan edasi järje siis uuesti Ingridile ja Annikale, kes võtavad selle ilusa õhtu meil kokku siis ühe muusikalise vahepalaga. On veel
ma tänan teid, Ingrid ja Annika, aga tegelikult ma kutsuksin praegu siia enda kõrvale oma 2 last, oma 2 inspiratsiooniallikat ja tugisammast. Ingela, äkki sa tuleksid korra emme juurde? Tule. Et sellest 960 grammisest maailma imest on siis tänaseks sirgunud 10-aastane imearmas tüdruku Tirts ja kui mul on tõesti olnud raske päev ja kui ma võtan ta sülle, siis mul tõesti hakkab elu kohe ilus elu on, siis hakkab pihta. Ja Ketrin, minu vanem tütar, kes siis on 15-aastane ja et tegelikult ma tahtsin teid südames tänada selle eest, et te olete andnud mulle võimaluse olla teile ema eest. Et äkki tekkis kellelgi mõni küsimus või mõni mõte või mis iganes. Aga igal juhul ma tänan teid südamest kõiki, kes te tulite siia, kuulasite minu lugu, mõtlesite, lasite selle oma ihust ja hingest läbi. Et ma loodan, et need 2 last on inspiratsiooniallikad mitte ainult mulle, vaid paljudele teistele. Et ma tänan südamest teid, et te tulite. Minuga olid siis täna kaasas Ingrid Ulst ja Annika Rahlu ja tegelikult me kuulume sellisesse toredasse punti nagu Allesaia teatritalu Kanepis Põlvamaal. Nii et kui te aega ja mahti on, siis tulge, astuge sealt meie juurest läbi, nii et meid võib aeg-ajalt leida mitte siis ainult siit, vaid ka tegelikult teatri lavalaudadelt siis üle Eesti. Et igal juhul suured tänud teile selle eest, et te tulite. Aitäh! Ja.